Esmalt selline katussõnum e-Estonia Beyond Digital. Mis me selle all mõtleme? Ja lisaks enne, need sõnumid, kõik, mis ma tutvustan, on meie Eesti brändi toolboxis kättesaadavad ja lisaks slaidid on meie Eesti slaidisetti ka pandud juurde, et kus iganes te soovite nendele sõnumitele ligi pääseda, siis loodetavasti ei ole raske teekond, et neid leida. Aga mis me mõtleme selle Beyond Digital all kiiresti? Meil ei ole lihtsalt digilahendused ja digitaalne avalik sektor. Kui ma räägin meie väga analoogsete kolleegidega, just Kesk-Euroopast näiteks, siis kuidas mulle meeldib sellele läheneda, on rääkida digitaalsusest läbi aja. Näiteks kui vähe aega läheb mulle, et makse deklareerida või allkirjastatud dokumente saata ja kui palju aega lõpuks aastatega kuhjub mulle juurde, just vaba aega ja et ma saan pühendada seda aega just sellele, mida ma ise tahan teha, samal ajal kui näiteks mõni sakslane peab mõtlema, et oi, selle laupäeva pean ma võtma, et oma makse deklareerida. Eks? Et me vahest seda ei märka, aga tegelikult digitaliseerimine ja digitaalsed lahendused on juba meie kultuuri ka mõjutamas Eestis. Ja ma panin oma kõige lemmikuma sõnumi kõige ette, et kui ma teistest rääkida ei jõua, siis vähemalt sain sellest ära rääkida, aga democracy has a digital spirit. Ma arvan, et me kõik juba teame, et demokraatia ei saa olla kivisse raiutud sellisel kujul, nagu ta oli algselt loodud, sest et kui me elaks vana Kreeka demokraatia järgi, oleks meil väga teistsugune ühiskond praegu. Ja me kõik arutame ja elame erinevates sotsiaalmeedia platvormides ja me peame ka seda arvesse võtma, et inimesed tahavad arutada ühiskonna probleeme internetis, nad tahavad just interneti teel kaasa rääkida rohkem ja läbi digitaalsete lahenduste me saame ka demokraatiat hoida modernsena. Kes ei ole kuulnud meie eelmise kõneisiku paneeli, kõneisikute koolituse paneeli, siis me keskendusime seal rahvaalgatusele ja e-demokraatiale laiemalt. Soovitan väga seda järgi kuulata, sest meie rahvaalgatuse portaal on tegelikult maailmas väga tunnustatud ja üks parimaid sarnaseid portaale üldse. Ja teiseks, kui ma ise siin ees tutvustan meie digiriiki välismaa delegatsioonidele, siis meie andmejälgija on väga suur ahaa ja vau moment, kui me saame näidata, et meil siin Eestis on väga hea kontroll oma andmete üle ja meil on läbipaistev ühiskond. Ja läbipaistvusest rääkides, 90ndatel pidime me tegelema väga paljude korruptsiooni küsimustega, kuidas me Eestit puhtaks teeme, kuidas me tugevdame oma demokraatiat, aga tänapäeval me saame öelda, et Eesti on üks läbipaistvamaid ühiskondi. Isegi kui me vaatame erinevaid korruptsiooni või läbipaistvuse indekseid, me oleme seal tipus. Transparency International viimati paar kuud tagasi andis välja uue indeksi, Corruption Perceptions Index, ja 180 riigist on Eesti 12. kohal. Me oleme kategoorias teiste Põhja-Euroopa riikidega, kellel on olnud palju rohkem aega, et oma demokraatia kallal tööd teha. Meile muidugi ei meeldi need võrdlused, aga kui me võrdleme Eestit teiste endiste Nõukogu Liidu riikidega, siis nad ei ole isegi ligi lähedal, kui me räägime või korruptsiooniprobleemidega tegelemisest. Teine sõnum, living the digital future. See olevik, milles me praegu elame, on tulevik, millest keegi teine kuskil riigis unistab. Torisevate eestlastena on meil vahest võib-olla natuke raske seda uskuda, sest et alati võiks olla kõik parem ja ilusam ja see hoiab meid ka innovaatilisemana. Aga see, et meil on tugev e-idee juba 20+ aastat, meil on 99,9% teenuseid digitaalsed, me muutume järjest rohkem personaalsemaks, kui me räägime digiriiki teenuste pakkumisel. See kõik on siuke utoopiline tulevik, millest teised inimesed võivad alles unistada. Järgmiseks, innovating for a future-proof tomorrow.
Need sõnumid on natukene seotud omavahel ka, aga innovatsioon on meile väga oluline, kuna eestlastena me peame meeles pidama, meil ei ole väga palju loodusressursse või loodusvarasid, mis teeks meid rikkaks. Mis tähendab seda, et me peame ära kasutama kõike, mis meil siin on. Ja me oleme väga hästi teinud seda läbi haridusvaldkonnale keskendumise, luues väga hästi töötava startup ökosüsteemi ja me näeme, et meie startuperid on viinud meid maailma tippu, eks. Meil on kõige rohkem iduettevõtteid per capita ja me oleme ka oma ükssarvikutega maailma tipus. Ja teine, mis on jälle seotud innovatsiooniga, straight to business. Nothing should get in the way of a good idea. Me oleme loonud väga ettevõtlust toetava ühiskonna läbi digilahenduste, läbi meie maksusüsteemi ja ka teiste seaduste. Ja mulle meeldib rääkida meie digiühiskonnast kui ühiskonnast, mis on võtnud ära väga paljud sellised sotsiaalmajanduslikud barjäärid, kui me räägime lihtsalt ettevõtjaks hakkamisest. Sest kõige raskem osa tänapäeval ettevõtte alustamise juures on välja mõelda, mis on su ettevõtte nimi, eks. Ja lisaks siin juures on meil e-residentsus, milles me oleme olnud täiesti unikaalsed ja me näeme, kui hea idee see on, sest et teised riigid proovivad ka meid nüüd kopeerida. Ja me ei ole jäänud paigale, vaid nüüd läbi reaalaja majanduse me mõtleme, kuidas veel efektiivsemaks ja paremaks meie ärikeskkonda teha. Ja viimaks, kuidas seda kõike kokku võtta, Digital Society is a team sport. Me oleme loonud nii kõva digiühiskonna just sellepärast, et me oleme koos töötanud. Ma tean, et meil on endiselt siloprobleemid ja vahest on ikka raske kõiki kaasata ja kõigiga koostööd teha, aga just see, et me oleme kaasanud nii palju erasektorit, avalikku sektorit, akadeemiat ja meie kodanikuühiskonda, et luua riik, mis päriselt loob lisandväärtust läbi digitaalsete lahenduste, seetõttu on meil ka ühiskond, kus digilahendusi päriselt kasutatakse. Et meil ei ole digilahendused, mis seisavad kuskil riiulis, vaid me kasutame seda igapäevaselt. Ja just hea näide siin jälle on meie elektrooniline identiteet, eks. Kuidas me saime selle nii populaarseks ja kuidas ta siiamaani 20 aastat hiljem on nii suur edulugu meile, on just tänu selle, et me kaasasime oma erasektorit ka EID rakendamisesse. Ja sellega on, kõik 5 sõnumid kokku võetud. Te saate kõigele ligi internetis ja me paneme kindlasti lingid kaasa teile ka, kui te saate tänu meili. Aga kas kellelgi on praegu küsimusi tekkinud? Jah. Kus on mikrofon? Et küsimus siis selline, et kas neist 5 sõnumist tekib ka mingisugune narratiiv, kui ta on kuidagi omavahel seotud, et sealt omakorda juba tuleb mingi lugu? Jaa, me tegeleme sellega praegu, et teha seda kõike sidusamaks, aga võib-olla mida ma tahaks rõhutada on see, et me saame neid sõnumeid võtta ja oma loo sinna ümber keerata, eks. Et meil kõikidel on isiklikud kogemused, kuidas digiriik on meid toetanud, kas lihtsalt kodanikena, ettevõtjatena ja nii edasi, aga ma saan aru, et plaan on selline, et me teeme sellest siukse sidusama loo kokku ja siuksed toetavamad jutupunktid, kuidas kõik teised saavad seda siis kasutusse tulevikus võtta. Eks. Siin vist... Võib-olla see katus, see Beyond Digital võtabki seda nagu kõige rohkem kokku. Uuesti, et see katussõnum, see Beyond Digital on see, mis saab seda kõige paremini nagu kokku võtta, et see on ka lahti kirjutatud pikalt, et tegelikult kõik need sõnumid on ju pikalt lahti kirjutatud. Jah, mis te kuulsite praegu väga sellist lühidat tutvustust, aga kui te lähete nendesse sõnumitesse, siis meil on pikk kirjeldus ka all, mida me selle all mõtleme ja mis võiksid olla need sellised toetavad faktid, kuidas me seda tõestame siis. Aga jah, ma ei tea nüüd täpselt, kas on mingid edaspidised plaanid, aga ma loodan, et me paneme veel mingit sükest toetust välja, kuidas seda kasutada. Okei. Kas on veel küsimusi? Jah? Aitäh. Ma küsiks seda, et kui katussõnum on Beyond Digital,
siis nendele riikidele või teistele inimestele, kes ei ole selle digital arusaamaga võib-olla nii tuttavad, et mida siis seal nagu öelda, et kui nemad ei saa võib-olla hästi aru isegi, mis see digital nation on, et nüüd me räägime beyond digital, et millega nagu, mis see? Ma arvan, et seda võib võtta ka kui head sükest jutu või vestluse alustamisviisi, eks, et kui sa näed beyond digital, siis ma tahakski küsida, et but what do you mean beyond digital? Aga neid riike on järjest vähem ja vähem, kes ei saa aru, mida see digital tähendab ja eks võib ka teisi lähendamisi võtta, et see vana hea the coolest digital society in the world, muidugi siis me kasutame ka sõna digital, aga ma ei usu, et see on nii suur probleem tänapäeval ja siin saab alati oma lugu juurde rääkida ja võib-olla ongi hea viis, kuidas vestlust arendada. Kas võib pakkuda lauset? Jah. Ikka, viime mikrofoni ka. Mis on aidanud selliste rahvusvaheliste lavadel kõige paremini minu arust seda minu kogemusel seda selgitada, on see, et meil on peaaegu täiesti unikaalne ühiskond Eestis, kus meil tõepoolest on nagu terve generatsioon inimesi, noori inimesi, kes on saanud täisealiseks, kes ei ole mitte kunagi pidanud minema riigiasutusse. See on täiesti unikaalne. See on nii hea näide. Kuidas mina saan seda demonstreerida, sest ma saan öelda, et mina olen üks osa sellest generatsioonist ja kuidas ma seda tõestan, on läbi selle, et ma lähen eesti.ee portaali, lähen hariduse peale ja seal näitan kõigile enda põhikooli hindeid, mis on eesti.ee-st ka väga hästi kättesaadav ja see näitab, et meie haridus on juba näiteks nii pikalt olnud digitaalne. Ja ma korra kommenteerin veel juurde, et kui Eesti on nii kogenud digiriik, et seda ongi raske aru saada, kui sa ei ole siin elanud, kui sa ei ole kogenud, sest et seda kogemust ei ole väga suurel osal maailma elanikkonnast. Ja see Beyond Digital toobki seda lähemale tavainimeseni. Me ei räägigi digitaalselt, see on elu, see on äritegevus, see on sinu igapäevane elu, see on sinu hariduskäik, need on sinu lapsed, need on sinu hobi, see on sinu vaba aeg. Ja sellest saavad kõik maailma inimesed aru ja sellepärast see ei olegi enam tehnoloogia, see ei ole enam digi, see on elu. Jah, et vahest ju meie juurde tullakse, et öelda, et kuulge, aga näidake meile seda digiriiki. Ja tegelikult digiriigi point ongi see, et meil lõpuks ei olegi väga midagi näidata, sest et me ei pea välja nuputama, mis ministeerium, mis asutus, mis teeb mida, kuhu me peame pöörduma. Teenused tulevad lihtsalt minu juurde. Tahtsin nüüd selle sama peale lisada, et on tulemas sellest samast asjast lähtuvalt uus probleem, et meie noored ei oska digiriigist mitte midagi rääkida. Sest nad pole seda kogenud, nad ei ole näinud, neil on võrdlusmaterjali, et tegelikult meil tuleb põlvkond, kes ei oska sellest tõesti mitte midagi öelda, et meil on see digiriik kuskil, see on seamless ja nemad eeldavad, et igal pool on nii, kuni nad välismaale õppima lähevad. Aga jah. Et see on nii seamless, et tegelikult meie uus põlvkond ei oska sellest enam mitte midagi rääkida. Aga siis on see jällegi meie, kui nagu sükene, ilmselt meie kõneisikute treenimine peab siis hakkama koolidesse jõudma, et nad aru saaks, et see on tegelikult midagi erilist. Ja näited aitavad väga hästi. Aga sellega mu aeg on täpselt läbi ka. Suur aitäh, kui on küsimusi, võib pärast minu poole pöörduda ja kõik materjalid on kättesaadavad internetis ka.